Täna oli Torgu kuningriigil pidulik päev, kui Sõrve külastuskeskuse hoones tähistati 27. kuninga kroonimise aastapäeva. Tema majesteet Kirill esimest küll kohal ei olnud, aga eriliseks muutis päeva see, et nüüd on Torgu kuningriigil olemas ka oma hümn. Meil olid kõik lipud, vapid ja rahad ja margid ja kõik muud asjad olemas nagu riigil, aga meil ei olnud hümni siiamaale. Nüüd me märkasime, et tekkis meil võimalus oma hümn kinnitada, et seekord 27-aastaselt kuningriik kinnitas oma hümni selle sünnipäeval. Esialgne laul on kohalik naisterahvas Õie-Maria Tehu või Sepa Õie. See on tema oma looming ja kuskil 2000. aastatest hakkas see kohalikele inimestele sedavõrd meeldima, et mingil hetkel tekkis traditsioon kõiki jaanipäevasid ja igasuguseid suuremaid üritusi alustada selle niinimetatud mitteametliku hümniga. Aga nüüd tekkis meil siin kontakt suvesõrulase Peeter Vähiga, kes oli lahkelt nõus panustama siis sellesse, et muuta see hümn nii-öelda ametlikuks või komponeerida ta siis selliselt ümber, et nagu tavaliselt hümnid kõlavad ja mulle tundub, et ma olen ka mitmeid hümne peale seda kuulanud. Mulle tundub see üks võimsamaid maailmas. Hümni salvestas klaaspärlimäng Sinfonietta Rahvusooper Estonia stuudios. Kui hetkel on tegemist veel instrumentaalpalaga, siis on plaan hümnis salvestada lisaks ka lauluga versioon. Seni veel Sõrve mitteametliku hümnina tuntud Õie-Maria Tehu laulu O Sõrvemaa seadis orkestrile helilooja Peeter Vähi. Ma ei loonud hümni, vaid tegelikult oli ju juba selline mitteametlik laul O Sõrvemaa rahva hulgas väga populaarne, ta oli justkui muutumas juba selliseks mitteametlikuks hümniks ja ma üksnes arranžeerisin selle või teatud määral võib-olla olin kaasautoriks. Keerulise tööga ses mõttes kindlasti ei olnud tegemist, et üks professionaalne helilooja, kelleks ma tinglikult ka ennast julgen pidada. Me mõnikord ju kirjutame väga pikki teoseid ja palju keerulisemate pillidega ja kooslustega ja väga võib-olla kaugetes keeltes ma olen kirjutanud ka tiibeti ja sanskriti keelsele ja fulani keelsele tekstile. Ses mõttes oli kõik väga kodune ja lihtne ja armas ja tegemist ei ole ju ka suurvormiga. Aga keeruline oli selles mõttes, et selles Õie-Maria Tehu laulus oli teatud selline, ütleme, võib-olla levimuusika element või isegi kantri element ja selline valsilikkus, mis nagu isegi kiskus kergelt tantsule, aga hümn, see ju eeldab sellist pidulikkust, pühalikkust ja nüüd kuidas see maha võtta, kõik see selline, see kerge pool ja esile tõsta see pidulik ja pühalik pool, vot see on tõepoolest raske ja samas hümn ei ole säärane asi, kus me saame eksperimenteerida. Jah, et näiteks võib-olla mingid muusikakriitikud või muusikateadlased kiidavad ja ütlevad, oi kui huvitav, aga see peab ju eelkõige meeldima rahvale, Torgu kuningriigi alamatele. See oli nagu minu jaoks see raske moment. Ja ma tegelikult ei tea, kas ma sain sellega hakkama või mitte. Jah, täna oli selle esitlus ja rahvas plaksutas ja kiitis heaks, aga tegelikult näitab aeg, kas seda jäädakse kasutama või mitte. Teie ema laulusulest on nüüd nii-öelda valmis saanud ka see hümn, saite seda kuulata ka, et kuidas te rahule jäite? Ma arvan, et see oli täpselt selline, nagu me seda ette kujutada üldse oskasime ja nagu ma arvan, et see on täpselt selline, nagu mu ema ise oleks tahtnud, et see kõlaks absoluutselt kohe, täiesti. Sest et esimene kord, kui see nagu vaata lihtsalt tuli nagu ettekandele, et nagu tutvustuseks lihtsalt oli, siis mul oli kohe nagu kananahk oli täiesti peal ja ma arvan, et nagu ema sealt ülevalt, ma lihtsalt usun, et ta kuuleb seda sealt samamoodi, et see lihtsalt oli nii ilus, et täpselt niimoodi pidigi olema.